Well. See päev on kätte jõudnud, mida te ei oleks osanud kunagi oodata. Karel läheb, jalutab peaaegu vabatahtlikult BMW esindusse, spekib endale maailma parema ägedama M-mudeli. Et ma vaatan, et Audi ja Volkswageni grupi fännid on kätte saadud, aga BMW fännid ikkagi ulguvad ringi seal YouTube avarustes ja ei vajuta subscribe nuppu. Et selle vastu tuleb ikkagi leida rohtu. Ja ma teen ära siis selle, ostan oma teise tutika auto ja ma panen ikka nii kõvade spekkidega M-i kokku, et mehed hoiti nüüd müts ja prillid. Siit tuleb Ahto Leemet, mis see on, level 5000 või? 3.0. Kuule Ahto, miks Audi kotiga oled? Ülemineku periood või? No. Ülilihtne, astud esindusuksest sisse. Nad hoiavad ikkagi kõiki tippklassi M-mudeleid siin sees. Näete, võti on siin. Auto on seal, aga ära autot näita. Näitan pärast poole, et kõike kohe ei saa ära avalikustada ka, mis me siin tegema hakkama, aga põhimõtteliselt plaan on sõita kohe Leetu ja müüki ja varuosadeks. M. Most power leather in the world oli see. Teek pass on ka, et see ei ole mingi fake, see on nagu päris pass, vaata, ma näitan teile, näete, BMW on siin. Minu. Panen selle siia tähtsa dokumendi ära, et seda pärast müügiprotsessi läheb vaja seda. No aga lähme siis. Tee cold startiga. Ma ei hakka praegu, ta on soe vist. Nad testisid siin ja midagi, ma ei hakka kohe cold starti tegema. Natuke saab pärast. Nii. Me oleme tulnud võtnud ühe autoärika peale või kuidas see pargi peale käib üldse. Vaata, kui sõber välja jääd autost, siis tuleb reevida. Leedu autoärika kaasa võtnud, et oskab seda välismaa keelt. Leedu keelt. Väga hästi oskan. Palju pagasiruumi on? Ei tule nii? Ei. Nii keelt. Juba sa lõhkusid muu auto juba ära. Juba rikkis lõhkud ära auto. Aga see töötab nii ka või? Ma arvan küll, et töötab. Näe, töötab. Jalgpalluri auto. Esindus Bemmi endale praegu. M-i. Miks kleepsud peale jätsid? Sa olid parem minna, aga niimoodi. Jah, mul see oli kohe võtta. Kõige parem mudel, mis neil laos oli hetkel. Päris äge. Meeldib või? Ma ei tundu sinu moodi, aga hea küll. No, BMW või nii. Ma teen sõita. Tavai, lähme. Mis sellega tegid muidu? Uus auto ja sinu juurde sõitsin, just sain kivi seal. Said kivi või? Just sain kivi täitsa lampi. Ma olen nii kaugel. Kohe garantiisse tagasi. Mul on räige kruusateed ja värid kesel, mis sinna jõuad. Selles mõttes aru saavad. Tunnete nüüd seda jõudu. Oota, ma panen spordi peale ka. Kuule seda häält. Kuulsid seda, jah? Hääl on nagu väga näljakas, aga tuuma see generaator hakkas tööle. Tõmbab küll iseenest ju. Ehmatas isegi. Jõhkralt tõmbas ju. Ma tean ühte elektrit, mis peal veel paremini tõmbab. Ole elektriauto. Sorry. Teistmoodi töötab, see on uus tehnoloogia, sa ei tea. Okei. Vesinik või mingi muu täitsa tuuma kapot. Süsinik. Okei. Huvitav, mis charging tähendab siis? See on see, kui sa tahad telefoni laadida. Sa paned selle siia ja vajutad nuppu. Seal paned käima. Davai. Sa ikka ei tea autost mitte midagi. Ei, ma ei tea nii uutest väga midagi. Sul on see vana Tesla ja? Mul on jah, vana kaun. Meil on vaja kokku hoida, 20 kilti läks kuhugi. Sa majandad siin? Bemmil kummid tühjad. Uued kummid. Päris uued kummid. Uued kummid, jah. Ma panen vurtsu juurde, siis see pill lippab paremini. Miks Bemm sul õige M-i välimusega ei ole? Miks ta ei ole õige?
on ju, vaata, siin on näed M, kaliiber on sinine. Kaliiber. BMW LED. Mis ta M. ära seda nagu siit näita, aga M. Mina ei saa aru, millest sa räägid, see on õige M mudel, mulle öeldi niimoodi. Päris nagu ei ole M3 ja nagu M4 ka ei ole, ma ei saa aru. Ma näitan sul kapoti alla, et see on õige. Otsi kohe. No, see on see B50 S8 uus mootor. Ja siin all on peidus. Siin all on peidus, ma näitan. Näe. Oba. Oled näinud siukest mootorit? See on rida 2 või? 1-2? Ei, see on uus tehnoloogia, see sõidab selle tuumaenergia peale. Kuule, raunu maha. Me saime aru. Ega sa ei tea autodest ka ju midagi selles mõttes. Aga sa selles mõttes, et lupustit ei olnudki? Ei ole, jah. Nendel uutel ei olegi. Oota, ma panen korgi või? Miks see rõngas sinine on siin? Mis see sinine näitab? See või? See on BMW uus värk, see on Deep Blue lihtsalt see erimudel, nagu Alpine vaata oli omal ajal. Elektriga ei ole kindlalt seotud. Okei. Tal on elektrilised aknad ja istmed küll selles mõttes. See on äge, see rooli soojendused ka ma arvan elektriga. Või on jahutusvedelikuga? Jahutusvedelikuga. Kui teie autodest ka midagi ei tea, aga tahaksite rohkem teada saada ja eriti nende ajalugu, siis on olemas CarVertical, kus te saate vaadata autode ajalugu, andmeid, millega täpsemalt on tegu, kas on elektriauto, bensiiniauto, diiselauto või hübriidauto, et saada ennast harida ja teada, mis autoga on eelnevalt toimunud teiste omanike käes. CarVertical on selle jaoks väga kasulik, siin on näha igasugust informatsiooni. Alustame näiteks damage'iga. Siin on näha, et autoga on juhtunud esiotsa avarii, hinnanguline väärtus ja tõesti osadel väljavõtetel on ka olemas pildid. Lähme piltide juurde, et kõigil väljavõtetel pilte ei ole, aga osadel on. Et siin meil ongi üks näha kortsusuksega BMW, täiesti õige M-mudel, et sellel autol ei olegi seda tuumamootorit, aga päägid on lahti, läbisõit on ja avarii ei olegi kõige hullem. Et autod ajalugu tasub alati kontrollida, et saada teada, mis elu ta eelnevalt on elanud. Nii et kasutage Vampiiraja sooduskoodi, mille te leiate siit ka ja lingid on all ja vaadake järgi siis enne, kui autot lähete soetama, mis huvitavat ta räägib. Lähme meie oma looga edasi. Ei, autovõti, vaata, autovõtit on autosse jätta, äkki unustab ära. Uus pill, ma ei tea ju, mis ta teeb. Muidu saame siia kortermajasse minna äkki. Kortermajasse saada, jah, et me oleme nii pika maa ära sõitnud ja Valel on lühikesed jalad, et Kareli jalad on ära külinud, kulunud. Karel on nagu nii lühike, et ei ostnud BMW-d. Meile esitati väljakutse. Ignitis Eesti esitas meile väljakutse, et kui me anname teile ühe elektriauto, siis minge sellega võistlema. On üks Baltikumis elektriautode see võidusõit. Ja kurat, ei, see on lihtsalt uut tüüpi tanklad on. See on tulevik. Peep. Tee uksed ka lahti. Panin ma need ka lukku jälle. Läksid, jah? Vabandust, mul on uus pill, ma ei tea. Oled valmis või? Nii, jaa, siis hakkam tankima auto. Jõu sullegi. Juba läks lukku. Anna, vaata, pane see. Traktor. Ei tea, kurat, kas vihmaga on see värk ikka. Ma loodan, et maandatud ja ohutu. Vaat sul jalad märjad. Võta siit vooliks kinni tee. Sa pead nüüd, panid selle klõpsu ka või? Aga C2 või? Ei, oota, midagi ta ütleb. Kiibi panid või? Nii, mõtleb. Klaas, originaal, punane. Mitte midagi ei saa aru. Paukis. Aga miks see väljamaa keeles on? Seepärast me oleme Leedus. No jaa, aga... külmkapp tõmbab tuurid üles. Aga nii. Sinine tuli pidi vilku vaatama. Palju meil protsente oli? Aga kohe vaatame seda, jah? Paneme ajad käima ja värki ja... Hakkab... See kohe läheb. Generaator hakkab voolu tootma kuskil. Päris huvitsus kohas on see peidus siin, jah, et osadel meestel on vapsi ja naistel lukk siin. Laeb, sinine läks põlema. Näe, 12% jäi alles. Ja alustasime laadimist, vaatame, palju me siia pauku sisse paneme nüüd. Et meil on täna testipäev, et me lähme elektriautoga võistlema, tõesti, meil on siuke pill antud, me oleme kolmekesi, Tanel, Karl ja mina. Ja me sõitsime nüüd... Nüüd tuli vist mingi 3 sotini ots tuli või? Praegu järjest. Pärnust järjest panime siia 3 sotti, see on testikas, sellepärast homme meil on... homme räägime homsest plaanist ja mis võistlus kõik on. Aga lähme vaatame siis, jaa.
nii, me saime sõita siis 90, põhimõtteliselt 100% oli täis laetud see auto, kui me selle Inkscape'ist otsime. Ja mis see VLP? See on see, mida nagu Real World saab sõita ja näitas 411 või? Ja me saime sõita 400, me ei vaadanudki või? Siit saab vaadata või? 432 sõitsime või? Ja meil jäi 50 kilti umbes üle veel, ehk me saame akutäiega sõita siis natuke alla 500, aga pool teed sadas vihma ja see teeb jõhkrat räägi nii-öelda ju elektriautol. Me nägime, et kulu läks sealt 15-16 pealt üles lausa 20 peale vist. Ja nüüd me läheme Kaunasesse, selles mõttes hotelli ja homme hakkab võistlus. Aga ma ei tea, vaatame, mis homne päev, räägime siis võistlusest, mis võistlus see on siis elektriautodega. Ignitis on meile väljakutse esitanud, kas me tuleme poodiumile mingis klassis. Täna me testime ja tuunime ja vaatame, kuidas see värk teeb, et homseks koguda datat ja informatsiooni ja siis homse ilma järgi vaadata, kas me teoreetiliselt saaks ära sõita ilmagi ühegi laadimiseta võistlusdistantsi või peame ühe korra ikka surakat juurde andma. Kas sa tahad öelda, et ta laeb praegu 165 kilovatiga? Jah, laeb jah, 205 on maksimumist, jah. Päris kõva, jah. See on päris hea, aga see oli 180 oli see laadija. Jah. Tavaliselt nad ei anna ikkagi välja seda, nagu mis nad kirjutavad. Kurat, meil aku soe ka, aku õigub seal all, vaata, ta on juba pre-condition tehtud. See tuleb ikka mõnus hooga praegu. Ja, ma lasingi Karlil sõita siin vihmaga, et ta vana Bemmi mees 7, et ta ütles, et 7 mõõtu vanat välja päris ei anna, aga elektriauto kohta päris hea. Tegelikult on ju üllatav, vaata, ühe laadimisel. Tahad, siis on tegelikult okei. 433 kilti, jumala palju, ma ütlen, me tegelikult on kopp ees, sa teed peatusi ja tahad istuda või astuda ja süüa osta. Ja siis paned laadima, siis nagunii vahet jälle. See nagu see jutt, et elektriauto värk jälle. Me tegime Pärnus ka vaata ühe peatuse, aga tegelikkuses me ei laadinud ega midagi. Teoreetiliselt ühe nagu aku täiega sõitsime Tallinnast siis Haaberstist siia. Jah, mis linn see oli nüüd? Issand jumal, ma ei mäleta. Sa saad panna selle locationi pärast mingi Persi oli, Persu. Karel ei ostnud ikkagi BMW-d ja tegemist ei ole siis kõige uhkem M-i mudeliga, vaid see on kõige uhkem M-i ja elektrimudel või? See on kõige uhkem ilmselt i4. Neil on veel igasuguseid elektrikaid. Ma näitasin valet asja, see ei ole meie läbitud kilometraaž seal. Ei ole jah? Ei ole jah. No kus sa datast pead vaatama selle pärast? Me ei näe seda enam, ma arvan. See käima ka vist panna või? Saab ikka, aga... See saab pärast arvutada. Seda on alguses tegid pildi ju, me saame arvutada. Aga meil on tripp on nullitud ja seda me näeme palju me sõitsime. Seda ka jah. Et homme saabki pulli, kui neid võistleid on siin 70, et nende laadijalt üle võib siin madinaks minna, aga vaatame. Pane telefon laadima. Mul autos juba laadis. Peakski praegu panema. Sinu pärast ongi aku tühi või? Äkki laeb kiiremini, kui vaata niimoodi on. Siia panen või? Pane siia vastu. Panen siia. Laeb või? Ära jama neid. No nii, mis me oleme olnud siis? 22 minutit me oleme võtnud siit 44 kilovatti või? Tundi. Ja 67% näitab. Tee näe midagi. See annab niimoodi voolu isegi taustavalguse tööd. Aga ma arvan, aitab või? Paneme teise kuradi surtsu, paneme seal kaasa. Vaata, lase ümmargune number ette või, mis seal on. Alguses ta tõmbas küll hästi 160 kilovatt tundi või? Jah, päris hooga tuli jah. Aga nüüd on kukkunud 82 peale. Stopp on näidanud nurgas. Ja seda küll, ma ei... Aga mitu protsenti? 67, 68. Lase 70 peale ära siis. 2% veel. Siis tõmbab tuld siit. Tegelikult on see 22 minutit seista päris tore olnud siin. Jaa, me oleme mingi 4 tundi autos. Aga päris kiiresti on tegelikult. Ei, läks hästi. Teed siin paar postitust, vaatad, mida inimesed kirjutanud ongi kõik. Mingi torm oli vahepeal ja... Tornaadot nägime Leedus tee peal siin. Jah. Lehvitis läks meil seal teest mööda, ma ütlesin, mine Eesti poole. Meid seal ei ole. Meid ei ole seal. Järgmises Ignitisis kohal, kuule, siin on konkurendid tunduvad ka juba laevad. Faktauto on peal, LT, ongi LT oma. Ei ole Eesti faktauto, Eestis ei ole faktautot enam või on üldse? Ma ei tea isegi. Tanel tõmbas ka nüüd. See päris auto review video ei ole selles mõttes, see on ikkagi meil võistlusvideo.
Ignitise poolt on ju, aga mis me siis BMW-st arvame, sai ka nüüd sõita? Mina päris okei. Vaata, ma sõitsin ka ökomoodis sellepärast, et me siin testime asju. Testime asju, me kogume datat, jah. Aga sõidumugavus on nagu täiesti okei. Või mulle vaata meeldivad ka siuksed vähe snapimad, teravamad autod, et mulle nagu... No see on terav. Jah, et mulle nagu ei meeldi, kui ujuma pead. No, aga see mõtlengi sinu käest naus küsida, sa oled ju meil Tesla, see Model Performance mees, 3 mees. Nagu võtaks selle enne või? No see on rohkem automoodi, jah. Nagu Tesla on nagu nutividin. Nutividin, sulle ei meeldi nutividin? Ei no, mingis kontekstis on okei, ja kui sa tahad autot, nagu autotunnetust ja seda asja, siis siin on seda rohkem kindlasti. Nii et... See on nagu, noh, see on auto, eks? Ma sõitsin ka, nagu jah, et nagu sa ei saa aru, et see isegi elektriauto on, lihtsalt ta ei tee häält, aga liigub küll kuradi nagu metslaneris. Selles mõttes, et Karl teab rääkida, kui see trahv tuleb, siis ma saadan edasi sulle mingi värk. Kui kiituskirjad sealt BMW-st tulevad, siis saad ise endale need. Elektriautoga siis tõmmata niimoodi hommikul kell 10 Tallinnast tõmbasime minema. Üks peatus Pärnus, võtsime hommikusöögi kell... Niisama peatus. Ja niisama ei laadin. Teine peatus laadisime. 20 minutit umbes peale. Ja nüüd me oleme siis Kaunases, mis on umbes siis ümmarguselt 600 kilti, on ju. Ja kell on, mis on? Õhtul 6. Et tegelikult nagu, ma ei ütle, et mingit draamat on. Et siit paned veel edasi. Näitad ka mulle, kuidas sa laed või? Enne nagu näitas mingit asju, aga nüüd keel läks ära jälle. Kurat, läti keelt ei oska veel. Ei julge vajutada, ka äkib seisma. Auto näitab, kui kiiresti ta tõmbab ju. Et auto on võimeline tõmbama 200 kilovatti küll, aga me ei leidnud siin lähedal seda laadijat, et meil on homseks vaja nii palju kui täis laadida, et hotellis on ka üks laadija olemas. Aga kui meid on seal 10-15 võistlejat ja võib-olla kõik tahavad viimast purakat sinna sisse saada, et alustada autoga täisakuga, siis me täna teeme kavalalt siin, et me laeme ära, näed, tõmbabki 127 vatti praegu. 205 on nagu maksimum. Ja preheati tal vaja ei olnud, selles mõttes me ei ütles, et not available. Kui seda tutikas pole kasutatud? Ei, see on ikkagi see on selle jaoks. Selle jaoks ikka või? Notšulaadi, et me ei ole niimoodi, et me tädi Maali juurde saaks minna laadima. Tõmbaks tädi Maalil siin korgid välja kodunud. Nemad terve külad korgid välja. Jah, täna siis nüüd on puhkus. See on selles mõttes hästi äge. Me pidime tegelikult hotelli ees kokku saada selle vennaga. Jaa, me peame asjad ja neid kaameraid paigaldama hakkama, seda kepsuseadet ja värki ka. Selles mõttes küll, jah. Aga see, mis kell see oli? See oligi alates 6 vist oligi. Ja siis me saame välja puhata, et sõita Tartusse tagasi ühe vahepeatusega. Vahefiniš on, aga võistluskonstruktsioonis kõigist asjadest räägime homme. Sellepärast see on ka päris põnev ja see tuleb omamoodi väljakutse ennast ohjata etteantud liiklusseadustega, mida ei tohi rikkuda. Ja meil on omaette veel karmid nõuded ja asjad, kui me rikkumegi midagi, siis me saame ajalist trahvi selle eest. Ja me peame... Homme räägime, olge lainel. Loodan, et me homme meeles rääkida ka, sest nagu praegu see viimane 200 kilti ma üritasin seda imiteerida ja no väga palju aega muudeks asjadeks ei jää, kui sa nagu kõiki asju tahad jälgida. No Karel, kus sa oled omadega? Miks sa sõidad jalakäijate teel? Boss käskis. Boss käskis. Darjus käskis. Nagu jumala keeruline, jah, et no need vanad vaatavad kõik, no kuradi bemmivend, noh. Jälle veel lastud siia loodusparki, kuhu üldse autodega üldse ei lubata. Autode numbrid peadi eriloaks andma ja siis mingi vend nüüd kruisib sellega. Ja tegelikult ma pean 10 kilti tunnid sõitma ootan, ma praegu ületan kiirust juba. Rämedalt. Homme ei tohi nagu üldse ületada, siis meil on kohe DNF. Homme peab nii sõitma. Aga kas siin kehtib ka +-10? Ei olnud või? Ei. Siin on see, et sõidadki nii või? Siin on max level. Mul on praegu ikka üks üle veel, oota. Nii. See ei saa nii aeglaselt sõita, sureb välja. Vaatad välja ei sured. Ja vaat, see paneb ka kiiremini. Uus korda paneb ka kiiremini mööda lihtsalt. See ongi mingi esimene see kivi nagu närvitest kohe, vaata, kas sa suudad sõita nagu 10 kilti tunnis? Ei suuda. Ei suuda, täiesti kohutav. Tanel, mine jookse mööda. See pigem saab. Me oleme saare teise science fictioni otsa olema. Science fictioni otsa, jah. See on Muhumaa või? Hiiumaa. See on Hiiumaa. Hiiumaal ei ole teid, vaata. Hiiumaal mingit teaduskeskust küll ei elena. On ikka, tädi Maali teeb puuskarid korrus. Nüüd me sõidame sinna lõppu, siis me teeme seal me lihtsalt sõidame hotelli tund aega siin. Me sõidame sinna ülesse kuidagi vist, mulle tundub.
täna võib äkki hirmul sõita. Homme ei tohi. No eks see asja point on see, et see on jalakäijate tee. Me otsime klepsud ja radarid ja kõik maailma asjad ära. Kaamerad ja paneme täna peale, et siis saame hotelli minna. Rahulikult tuttu ära, et homme saaks värske meelega kihutada. No kihutada ei saa, sõita. Eeskujulikult ja rahulikult. Aga rooli taga võid ikka nii olla. Mulle tundub, et see skann paistis sealt tee pealt ka enne, kus me tulime. Me oleks saanud sealt ka võib-olla sisse kohe, oleks hops õigis kohas olnud, aga no hea küll. GTA-d oleks pidanud tegema ja silla hüppama. Ei, see GTA sild on siin, vaata. GTA sild on. Sealt saab teha, kurat, päris palju hoogunikku vaja. Sild on pooleni. Aga vaat pehmendused on valmis juba, saab hüppata küll. All on vesi ka nii, et... Esimene kasutus. Rebid lahti niimoodi. Unpacking. Me oleme siin Victoria hotellis, näed. Siin on täitsa olemas, kurat, mingi värk. Siin pidi laadida saama küll, 10 € eest pidi saama nii palju kui tahad. Aga meil on ainult vaja paar kilovatti. Meil on väga vähe. Meil on väga vähe vaja. No nii. Nii. Luugid lahti. Kas mõlemad luugid või üks luuk? Üks. Ava, kuule läks sisse. No, mul läheb ka, ma arvan. Ma olen pannud enne sellist auku. Ava. Näts. Hakka laadima ka kohe. Charging. Ongi. Sinine mõne. Me peame maksma ka ikkagi selle eest. Pärast maksame nii palju, kui kasutasime. Aga vähemalt saab nüüd täis laadida ju. Nagu 100%. Võtame asjad ka ikkagi. Teeme receptionisse sisse ja pärast tuleme natuke saja pärast tagasi ja laseme selle laadimispunkti vabaks ja teised saavad ka täis panna. Koit, toome näite, kus sa elad. Ma ei tea veel ise ka, kohe vaatame. Kõigil on eraldi toad. Aga sa võid mu kaisu tulla. Mis asja? Kõigil on eraldi toad. Kaisu ei saa, aga kõrvale saad küll. Mis, sul on ka kahene või? On, kõik on sama. Ongi sama või? Kui ma vaatan enda ma ka. Ma peab ihla, mul on ühene nüüd. No mul on king size, mul on jopas. Ei ole, no. Näiteks tavaline. Nii nagu kõigil. Aga näed, siuke vaade. Vägev värk, kesklinnas. Kohe siit stardi lähedalt. Aga mis see keepläänid on huvitav? Mis teeb üle? Autot peab kleepima minema. Noh, me sai jandid siin nüüd. Oleks veel midagi laadima. Tasub jantida. Tracker. Mingisugune värk on. Selle pealt klaasi alla ja selle pealt seda peale. See on GPS seade ja siis meil on vaja veel mingid asju. Iga üks paelakaardi endale. Participant. Ignitis on Baltic Science Goes Electric. Siis on klepsud Tanelile. Midagi. Yes, aitäh. Ja siis on pardakaamera ka. Mis see on täitsa tutiks tadel võik ole? Pigem on. Vaatame siis. Black View. Aga see pidi päris hea olema. Black View pidi päris okei olema. Aga ta ütles 2 kaamerat. See on tagumise kaamera. Me ei pida panema, aga ta ütles, et te võite enda peale ka panna, kui tahame. Paneme mingid maskid pähe. Hakkame otsast minema. Ei pane. Salpat jälle kellelgi. Nii. Ei ole. Pärast peab nagu nii maha võtma ja võib-olla peab alt vaja puhtaks teha neid liiga palju. Kuule, aga seda või öösiks järgi panna, see aku saab tühjaks minna. Öösel peab välja võtma, jah? Öösiks peab välja võtma. Aga see on ka päris pikk juhe, tegelikult see ulatub küll sealt tulema. Sealt alt kuskilt läbi või sealt ja ulatub ikka, jah. Meil on liigne number, see jääb kõigile meelde. 50? Jah. Just hea, jumala äge number. What Tanel thinking? Tahaks teisele poole panna, aga raamid ja klaasid on vaata, tal on uks lahti. Siis ma ei saa samasse kohta panna. Kuidas on, mitu kleepsu veel jäänud on? No, päris palju. No elektrikmees, mida teed siin? Ma teen clean paigaldust. Aga juhe ja prükseks. Ma võin selle mujal ka panna tegelikult. See ei pea siin olema. Pane vardakas ka olla. Kas sa saad panna? Või ma ei tea, kuidas see kinni läheb. Saab ikka, jah. Siis võime siia panna, aga siis ma ei näe, kas ta töötab. Siin on tuli. Seal on mingi tuli, jah. Aga siin on ka tuli. Kellel ei ole tuld. Siis me ei tea, kas ta töötab, jah. Võib-olla ei ole hea pardakasse panna. Peame nägema, et ikkagi töötab, jah. Jah. Kuule nagu ralli auto ju.
Olli auto kleepsud panen, iga kleeps annab ju veel 5 hobujõudu juurde. No, nüüd on reiskaar, ei ole palju vaja, ainult 5 kleepsu ja natuke veel. Ja juhtmed sai ka pandud, kaamerad sai ka pandud. Nii et valmis, ready to race. Nii et homme räägime klassidest ja mida me sõidame. Me kõik ära ei rääkinud veel. Vist ei rääkinud jah, puhkame välja ja... Ei, läheb linna peale, vaata, mis kaunas elu käib. Homme saab ju, Karl istub tagaistmel, homme Karl saab ju autos magada 5 tundi. 5 tundi magada. Või 10 või 8 või. Tahad mu asemel sõita? Ma magan ise. No lähe vaatame, ühe õlle peab ikka tegema, kus see on hea enne. Ahah, okei. Toidu kõrval. Davai. Siin võistlustel on ka 7 minuti hommikumuna. See, oota. See päris ampsuga seda ära ei söö. Aga tere hommikust tõesti, meil on võistluspäev siin algamas ja me suunatakse koosolekule, vaata siin on inimestele reisiriided seljas kõik, me oleme nagu casual. Me oleme kaltsud oleme või? No vastu ei hullu, vaata, need on need kogenud meeskonnad, kelle vastu me peame seal võitlema hakkama. Meil esimene kord need noobid, me oleme amatöörid, me ei tea mitte midagi. Me isegi ei tea, kuhu me lähme. Me lähme teiste järgi. Ega sõites on samamoodi, lähme teiste järgi. Ei, seal on mingi Nad tulevad meie järgi. Nad tulevad meie järgi. Aga no siin ei vaata, sa ei tea, või iga ühe järgi ei ole mõtet minna, sellepärast osad sõidavad ringiga. See jäigi meil eile rääkimata ju. Aga käime koosolekul ära, siis meil on rohkem informatsiooni, mida teiega jagada ka. Nii et läheb täna põnevaks. No. Tead, mis vennad nurgast tulevad või? No vist. Võitjad. Ma tean mingit teistmoodi seda lauset. No vaat sa oled rikutud mõtlemisel. Mis siin on? Lähme chillame kuskile? Öeldi lõpus, et start your batteries. Charge your batteries. Tegelikult ei öeldud, selle me mõtlesime ise välja. Car start your engines, aga tegelikult meil on batteries. Le Mans. Kuule, saime niimoodi teada, et see on ju 13 aastat või 12 aastat juba kestnud, et alguses sõideti liifidega ja palvetati, et kas jõuab lõppu. Vilniusest sinna Palanga poole. Ja siis täna on see, et kõvemad mehed panevad siin no charging ja see on siis kõige pikem ruut üldse, mis on siin selle nii-öelda 12 aasta jooksul tehtud. Ja muidugi iga aastaga on võistlus kasvanud ja nagu nad ise ütlesid ka, ignitised laadijad on iga nurga peal ja seda me tõestasime eile ka. Kaks kohta, kus me käisime, need olid tõesti nurga peal, nurga taga. Lähme samas välja. Aga samas need olid olemas. Ei, need on olemas ja... Mõistlikud täitsa mingi selles mõttes, et vaata, midagi muud seal ei olnud, ignitis oli enne. Selles mõttes äge ikkagi ja nad on seda võrgustikku kasvatanud põhimõtteliselt, siis ongi 12 aastat üle Baltikumi, et täna põhimõtteliselt ei tohiks tõesti probleemi olla, et sa ei leia laadimispunkti. Et need on iga 50-60 kilomeetri raadiuses põhimõtteliselt. No ja vaatame seda startline'i ka. No lähme vaatame. Lähme griidi, vaatame griidi. Kuule vaata, nüüd mingid mehed on siin juba 12. korda. Jah, me oleme päris rohelised. Nagu igas mõttes. Helerohelised. Kuule aga. Tanel pani välgusokid jalga, vaata, nüüd ta on ära maandatud. Või ta jookseb nagu välk. Ma ei saa pedaali vastu minna, kui mul pill läheb kohe kiirustavatama. No autosid on tõesti ju igast mastist selles mõttes, et ma arvan, et siin on iga margimudeli elektriauto vist esindatud. No isegi tank on olemas. Sellega oleks võinud ka minna. Tõsi see on? Ei tea. Ei tea, tank. No vaata. Tundub võitu. Okei, noh. Baofeng. Ja vana hea white van on. See on äkki mingid asju täis. Täis elektrikas. You have beers in there? If you keep it quiet, we'll share. Okay. In Tartu, okei? Noh, ja midagi väga sportlikku ju. Sa ütles, et nad ootavad meid. Väga sportlikku selles mõttes. Sellega on päris hea, aga ilm ei ole päris õige.
kas me näed Tanelile ka midagi? Audi, Volkswagen, palju Force'is täna elektriautust käib? Kas juba on nagu trendi või? Aga noh, ikkagi kogus on protsent väike. See on nüüd täiesti tundmatu Volkswagen. ID5 on see vist. ID5, no ikka üks Tesla eksib ka ära. Aga kusjuures Teslasid on vähe ju. Ei ole üldse palju ju. See on, ma isegi ei tunne neid elektriautust. Citroen, BMW, see on meie need... X3, see pole see. Mingi muu, jah. Kusjuures meile pakuti ka kahe auto vahel valida, siis Karel võttis ikkagi sportlikuma pilli. Siin vaatad neid autosid, näe, Model 3. Kärru konksuga. Päris palju autosid on see, oota, mis asi see oli? Ja Rivi on ju lõputu, vaata palju neid on. Tõesti, Volvo. Ja näed, see on meie Eesti kolleega. Ei ole. X3 või? Palju X2 oli see on. Palju Eestis on? 3 tiimi, 4 ma tean, 5, 6. Kuule, sellega oleks küll mugav olnud sõita. Selle Kiiaga. Meil on mingid live-lingid ja asjad ka, mida me ei tohi ikkagi jagada. Sellepärast eelmisel aastal oli 10 000 inimest vaadanud ja need crashisid ja siis need sõitjad ise ei näinud neid ja oli seal dataga probleeme. Niimoodi, et kahjuks me ei saa jagada teile seda eelnevalt Instagramis. Palju rahvast siin on autos? Kõik inimesed. Need on need samad roosad. Need on need samad roosad. Tanel. Ukse vastu kõndnud. Noh, kuule Tesla pläed on ka ikkagi. See on see Infinity märk. Sellega sõidadki kosmosesse. Mul läheb kitsaks siin, poisid. Trepi alla. Võime alla tagasi minna. Siin 2 autot on. Läheme vaatame ikka ette otsa välja ära. See on telliskivi. Huvitav, palju siuksed autod, palju VLTP on? Ei, oota, kas see on B alla üldse nagu liigitub või? Vaheline pilv. Aircross. Ja see kontseptsioon siin, see on 2 klassi, mida sõidetakse, on business klass ja turism. Ja see on niimoodi, et business sõidab aja peale, mida meie sõidame maksimum kiiresti sinna vahepeatusse ja Tartusse. Fastest wins ja siis ongi need penalt, millest saab aega meie saame juurde siis minuteid. Kõige karmimad on ikkagi siin 10-15 minutit saad juurde, et see kiiruse ületamine on 1 minut, see on lahja isegi. Ühe mindi saad karistada, aga paned ühe pideva joone üle ja 15 minti. Jah, see on ikka jõhke. Niimoodi, et tasub olla ettevaatlik. Stop-sign oli 15, pidev 10. Ja topeltpidev oli ka 15. Ja tavaline pidev on 10. Ja stop-sign oli ka ikka raju. Selles mõttes, kui sa ei jää seisma, vaata. Ja kepsud, meil on need kepsuseadmed asjad autos, nad täpselt kõik näevad kaamerad. Ja teine on siis see turismiklass, kus nad peavad näiteks jõudma siis kella 9 sinna vahepeatusse, aga võidab see, kes läbib kõige rohkem kilomeetri. Ehk ta ei tule otse maksimumajaga, vaid ta teeb siksakki, aga ta peab jõudma õigeks kellaajaks kohale. Ja seal oli ka mingi nüanss, kui sa jõuad hiljem kohale, siis iga 5 minti, mis hiljem kohale jõuad, on sul mingi karistus, ehk võetakse distantsist maha. Kilomeetrid võetakse ära, jah. Ehk see on teistpidi ka äge. Teistmoodi jah, et sul ei pea kõige võimsam ma arvan, et seal on nagu majandamist rohkem oluliselt selle turismiga nagu, et sa pead mingid, sa ei saa sõita ringteele ja siis jääda sinna ringitama sinna. No ma ei tea, kas see on lubatud jah, et sa hakkad nagu... No jaa, aga sa ei saa, sa ei jaksa. No sa ei jaksa jah, ja sa ei saa kilomeetraaži ka niimoodi. Ei saa jah. Et päris põnev, nii et rivi on pikk, ma räägin, 60 või 70 võistlejat, nii et tuleb põnev, nii et lähme paneme oma need seadmed käima ja ootame oma stardijärjekorda, mis oli kell 10 umbes. Ehk siis poole tunni pärast. Meil on see kaardilugeja 1 ja navigaator 2 on taga läpakaga või. Läheb andmiseks. Karel teeb esimese stindi, siis vahetame Taneliga kohe, Tanel teeb Ziesi Tartu. Ma saan selle pikema ja raskema, et ma panen raudselt siin varikiirusega mööda. Aga ma proovin. Ma olen päris veendunud, et kogemata neid tuleb. Üksikuid kindlasti tuleb. Nii, nüüd on 429 kilti saab sõita, näitab meie auto praegu. 99% akut. Esimesed läksid, see oli turistid lasti lahti. Korraga, jah. Ja me läheme nüüd iga 2 minuti hakkame minema. Hakkame upitama. Kaubik läks kõlladega. Kus siin? Juba ei ole õige sul Easy Maps. Me pidime minema... Okei, ma vaatan siit. Tagasi möördisse. Ei, seda küll, ma vaatan seda, et ta on keerab siit ülesse. Kas me mingit suurt teed mööda ei pidanud minema?
ja ma kuulen teid siis, kui te ütlete, et sinna, siis sinna. Või ise ei tohi mõelda, kui ma näen, et kuradi. Ei, tegelikult ei ole. Ise ei tohi mõelda, jah. Ja, kui ma vaatan juhendit, kuidas sinna seesisesse sisse peab minema, seal on üks tänav on ühesuunaline. Ei, sealt saab, jah. Ja ma vaatan, kus see finish-line on, vaata. Jah, vaata, aga paneme kõigepealt selle Google Maps'i paika. Sa panid selle koha sinna ära või? Sa üritadki seda? Ma üritangi panna seda, et ta läheks kõige poolt. Jaa, aga siit saab, näe. See ei ole ühesuunaline, näed. Kui sa tuled siit, sõidad siia lõpuni, keerad siia. Aga kas me vaatasime seda kiirust või vaatame telefoni näitasid erinevalt? Oli, jah? Mis kiirust me vaatame? Seda peab jooksvalt siis teistest telefonidest vaatama. Meil on vaja vaadata sealt seadmest, mis kiirust selle järgi tuleb. Selle seadme järgi peame vaatama. Ei, see peab täpne seadme. Nemad vaatavad selle järgi meie kiirust. Me peame ka sealt kiiruse vaatama. Race mode on. Nagu WRC start on, kas võib kõik 4 põlema lasta korraks või? Meil on energiat vaja, säästa. Fotograaf tuleb ka ette reis. Tuleb ju. Tule eest ära, ma panen siit otsa juurde. Boink. Ei pargi siin midagi. Sõida. Nii. Boink, läks. Väga aeglane start. Väga tagasihoidlik start. Nii, 15. Aga vaata selle järgi kiirust siis. 15. 13 on siin, 14. 16. Juba ületame. Kurat, ära jama reis. Paremalt ei tule ka teha. Cutting corner. 13 kilomeetrit tunnis näitab. 13 näitab. Juba juurde panna. Ma arvast mu telefonis näitas ka vaata eksimuste alguses on mingi +-3, mäletad? Need on 14. Jah. Kõige kurat mäest üles läheb aegus. Et mul telefonis näitas ka vaata alguses +-3, mäletad? Ja kui ma siia ära ühendasin, siis see nagu muutus. Siis läks nagu ühtlaseks. Ta midagi sikutab, teeb seda. Mine otse. Kui ütlesin kiirust, no. Sest tead, mis kõige hullem on? Siit otse ka või? Jah. Tead, mis kõige hullem on või? Start on alles seal, need, kes siit lähevad, need ei lähe aeg käimagi. Mitte sealt äärest, nüüd siit, jah? Ma ei tea, otse on vaja minna. Ma ei tea. Jälle kui leetu kiirust ja kurat. 51 tuleb meie järgi. Äkki turism pidi teisest kohast minema, minust ei olnud, vahet ei ole. Pole tähtsust. Stopp on ka, jah. Ja nüüd on siis see, et meil on vaja see tagasi pööre sealt kohe teha. Ja päris tore oli neid asju teha, kui auto ei päris. Kiirus ka siis on 50. 50-ga tõmbad ära ka. Karl sa oma telo veisi viitsid vaadata, aga ma saan muidugi Kareli oma vaadata. Ma võin Kareli oma vaadata. Ehk siis kui maanteele jõuame, me oleme linnakiirus vaja ka kalibreerida nende kepsu järgi vaata ka veel. Plus-miinus mingi 1-2. Kuue 50 meetri pärast paremale. See on blokitud mina tagasi. See pole täitsa mingit teist. Ma ei tea, mis teil juhtus. See läheb teispolt jõge üldse. Ai. Aga nüüd on 57. Ei võta punast. Vaatsin, kas nemad lähevad, ei läinud. Need panid ka blokki, ma võin ka siit reis. Mille peale on lähtunud? Ei tea, aga vasakule on vaja mingid jõnksud tulevad. Siia? Vasakule. Ja siit läheme siis sujuvalt. Tundub nagu, vaata ta näitab niimoodi. See lähebki sujuvalt linnast välja nüüd. Sama rida või? A1. Vasakule. Õige ridas. Ei ole. Ei ole. On ikka õige. Ei ole. Vale rida. Ja nüüd oleks platid näha. Mine. Mismoodi ei saa, kurat, üldse aru nendest.
Väga rets. Nüüd me keeles, et ta näitab oota, siit saab veel. Aga suht väike ring on. Siit alla. Jah, suht väike ring on. Aga kuhu sinna minema pidi? Vasakule oleks pidanud minema enne, jah? Siit alla lähme siis. Juba eksisin. A1 oli oluline. Rahu, ära kiirust nüüd ület. No siin ei ole, siin on 90. Kus sa seda A1 nägid nii ilusti? Siin üleval oli näha või? Üleval märgi peal oli A1. Ei, ma mõtlen siin nagu ütles. Siin on ka A1. Kas ta ütles siin A1 või? Ja näitas jah, A1 riga, noh. No ma ütlengi, et vahepeal peab märke jälle vaatama. See kuradi Google on nii segane vahe. Vasakule. Ühe võtad ära ikka, ei võta. Mine. No jumal, siin ruumi sitaks. Jaa, aga kui läks üle. Miks? Nii palju võetas? See läks liiga palju korraks, aga jah. Jumal, palju saab vajutada enne, kui ta läheb korst üle? No ei tea, praegu saan. Ta siis saab ühe veel kohe. Mis 2 või? Keeruline. Keeruline võtta 1. Saab 2. Saab pidurdada alati, vaata. Jõuab küll, ilusti jõuab. Porsche tegi ka ühe ära. Jõuab ilusti. No problems. Porsche ei võtnud, ta ei näinud. Hea taktika. Korra vajutasid üle, aga õnneks ei loe ära. Ei, see oli 5 sekki. See 5 sekki on. Ja sa tegelikult vajutasid reaalselt vist 107 korraks ja siis sa lasid juba lahti. Ehmatus ära. Ja. Hakkas tõmblema. Hakkas tõmblema näis. Nii, okei. Tanelil on nüüd see paigas enne seal. Jah, võiks olla, aga ma ei tea, kas ta nagu keskmise kiiruse kaamerad ja neid asju. No, tuleb polgema, too läheb. Nii tuleb. No nüüd vaata, kui hea pikk vahe on. Ja ta saab ka mööda kõik, ta ei saa kõigist mööda vist. Ei saab ikka vaata. Saab ikka vist. Ei saanud. Ei võtnud. Kart 1. Kart 2. Kart 3. Noh, kuidas läheb siis? Professional driver. Ei tea. Stressirohke on see turvaliselt sõitmine, ma ütlen. Ma võin öelda, et praegu see pööre, mis me tegime, ainult üks auto vasakul läinud 2. Meie või? Ei, ainult 2 autot on sinna poole läinud. Kõik tulid siit või? Mine, noh. Me võtsime, me olime ilgelt kavalad või võtsime siukse vähe mitte piduse tee, vaata. Aga kõik tulid siit. No tagant, 4 autot ma näen juba on läinud vasakule. Osad lähevad läbi Riia külje ja me tinka-monka kuskiltki otse. Päris suur enamus tuleb siit kaudu, me ei võitnud ikkagi väga võidame. Igal juhul me oleme poole maa peal oma esimese selle stindiga. Kütuse kulu keskmine on 16,6 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, siis meil on range on 316, sellega ma muretsema ei pea, meil on 89 kilti jäänud esimesse vajavõttu. Ei ole. See ei ole see või? See ei ole see. No ikkagi muretsema ei pea. GoPro sai tühjaks. 63% akut ja me peame ikkagi panema ühe suraka sigulast peale või? Sigulast. Aga see peaks olema mingi vahekoht, meil on tegelikult jäänud põhimõtteliselt 2 tundi sinna vahepeatusesse. 2 tundi veel on. Aga laadimispunkti on 2 tundi, vahepeatus on 2,5. Okei. Et siuke huvitav värk, et alguses ühe pange panime ikkagi ära, et seal eestlane pole harjunud nii kuradi 8-tasandiline ristmik on kuradi 8 reaga ja ikka valisema vale välja, augu välja minnes. Seal oli jah mingi 3 varianti kiiruse või noh, nagu maanteid põhimõtteliselt. Saad keskele, vasakule ja kuradi paremale. Ja otse ka veel põhimõtteliselt. Me panimegi keskele, aga tegelikult peanud vasakul hoidma. Ja see piirdad vahel ja oligi kõik. No 2 minti umbes vist läks sinna. No võib-olla isegi natuke rohkem, aga 3-4. No igal juhul põnev, vaata, ega see vaatad küll seda kaarti, et me näeme, kus teised ka on, vaata, aga me ei tea, vaata, kas see on nagu hea või halb. Ja lifehack, kui sa ühendad Apple CarPlay'ga ära, siis siin on kiirus, mis näiteks tavalist veisi vaatad, su telefon näitab ühte kiirust, ühendad Apple CarPlay'ga ära, siis siia tuleb mingi 3 kilomeetrit tunnis otsa või 4 isegi. Et ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga mu telefon näitab ilma, näitab teist GPS kiirust kui siia ühendatuna. Et me ei sõida 101-ga.
hulluks ei tohi minna, ongi see, et midagi hullult ohtlikku ei ole, vaata, lähed siis mööda, kui sa näed, et sa jõuad mööda. Aga jah, rekkatega on keeruline. Rekkatega on keeruline, need segavad, sellepärast me tulime ka siia maantee peale, siia nemad ei tule. Siis on tavaautod nagu näha. See on nende jaoks halb tee. Väga, tegelikult endal ka lõpuks. Eks kaamera pildist on näha, kui halb see on. Nii et pusime. Et ei tea, kuidas läheb. Omast arust läheb enam vähem, aga ei tea, kus see päris lõpp tulema. Ja, mis katse on? Jumanda või? Riia katse. Ei ole, see on see mingi kegumsi katse. Fastest and shortest route. Tegelikult me ei teadnud, me kruusateele satume. Ei teadnud. Aga selles mõttes on huvitav jälle. 80 Riias lubatud, võtame siis maksimumi sellest, nii et osad kurvid on suht, Tanel peab ütlema, et avaneb või sulgub, et päris siuke rets, kas saab ikkagi selle kiirusega läbi sõita. Titans. Ja. Nüüd me oleme sellises faasis siis. Päris huvitav. No see ongi, edu võti ongi siin. Siin me juba tõmbame tagasi. Aga nüüd oleks jälle pull vaadata, mul tekib iga kord see, et meil raudselt keegi ei tule siit, raudselt terve tee on täis. Ja kõik tulevad. Aga mul pole netti siin, me oleme kuskil ikkagi metsa sees. No siuke vaata hea lauge kurv, aga see on hästi lauge, siin ei ole nagu mingit paanikat. Vahepeal ikkagi saab selle BMW natuke slaidimale. Ei tea, võitav, kas nad teavad ka, kuhu nad see auto nagu andsid. Ei, mis kruusateed on üle Eesti. Ja Inkscape'i inimesed ise sõidavad ka siin. Eesti Inkscape'i inimesed olid ka kohal ju täitsa. Neil on oma meeskond, oma tiim ju. Ja tundub, et see sarnane auto käis ka eelmine aasta, kui see võiduauto oli. Jaa, see on võiduauto meile öeldi eelmine aasta, jah. Ma ei tea, kas see sama või siis sama mudel. Sama mudel, ma ei tea, kas see sama auto vist on, jah. Leedukad või lätlased, kes nad olid. Nii et potentsiaali on, aga eelmine aasta oli kilometraaž lühem. Ja laadima ei pidanud, jah. Me peame laadima. See aasta selle klassi autoga ei ole võimalik ilma laadimiseta sõita lihtsalt. Nii et põnev, see teekond on seiklusi täis, nagu arvata oli. No nii, oleme jõudnud oma seiklustega mööda ralli kruusateed siia laadija, nii et seiklused ikka elektriautodega, eks rahvast on palju siin vaata, kõik ajavad neid Ignitise laadijaid taga, aga tegelikult meil on öeldud, et me võime ükskõik kus laadida ka. Aga me ütlesime, et need on head võimsad laadijad ka, tuleme siia, on ju. Siis me käisime tegelikult ühes kohas ja me ei teadnud, et neid laadijaid saab ette reserveerida. Et sa paned äppis, et ma tulen varsti laadima ja reserveerid ära ja me läheme sinna, need on oranžid laadima, midagi ei hakka, siis saime aru, et need on reserveeritud. 10 minutit mähkisime selle, ma ei tea, kes need tulid selle, need ära reserveerisid. Selles mõttes natuke saab trollida ka teisi, ju hakkadki neid kogu aeg reserveerima ette. Aga siis Tanel leidis ühe tühja selle autolaadi, ta reserveeris ka ära selle, tulime siia, siis panin selle sisse, siis ta ei hakanud laadima, võtsime uuesti välja, siis tundus, et keegi jõudis vahepeal reserveerida uuesti ära selle, kui see oli vaba window minuti jooksul. Ja siis me saime nüüd selle tabletiga uuesti ikkagi laadima selle pilli. Nii et natuke ikkagi seiklusi ka. Jampsi ka. Aga siin laebiga siin midagi näha ei olegi. Aga nüüd ei tule seda paukusid nii palju laadijast, kuna ilmselt ongi kõrvalt võtavad ka. Siis see on 160 kW laadija. Võtab ta meil praegu vastu 79, jah. Ehk siis pool sellest 160-st. Pool läheb sinna naabrite juurde, üks on seal ka veel. Aga see on veel väiksem. See on selle mängu ilu ja võlu ja võti tegelikult, et sa saad hästi siiresti sujuvalt igale poole. Ega see ei ole nagu meie probleem, see on kõigi probleem. Võib-olla esimesed pääsevad puhtalt. Aga vaatame, võtame siit oma puraka ära, mis meil vaja on, siis me täna rohkem laadima ei pea. Tanel saab selle Tartu otsa tõmmata nagu stressivabalt. Tuleb ainult jälgida, et karistada ei saaks. Me oleme jõudnud sellisesse vahefinišisse. Kareli sprint on tehtud. Ma annan väga hea sõidu tulemuse üle Tanelile nüüd. Karel on meid nii alla põhja viinud, ma pean nüüd sealt siis tippu hakkama uuesti ronima. Täitsa pekis nagu. Mul olid 2 navigaatorit, kes kuradi navigeerisid esiteks viaduktist, ma ei tea. Tagant oli üks, sa ütlesid ühte ja mul oli 3. idee. Ja ma ütlesin, okei, ma ise ei mõtle, lähen siia nagu ütlesite.
rool oli sinu käest. Hakkab rool oli veel sinu käes. 200 lõpuni, ma jätan meelde selle lause, Tanel. Kuidas ma taga istun karju ka, rool on su käes, mõtle ise nüüd. Ta mis halb Seda me ei öelnud sulle. Me nagu ei tea, meil läks selle laadimisega läks ka ussi. Seal oli mähkar, täis Mähkimine, et me ühes kohas nagu ootasime, seal oli see, et üks auto ütles, et ta lõpetab kohe ära 5 minuti pärast, siis me mõtlesime, me vaheme ikka minema sealt. Sest ma sain teise laadijasse just Bronni. maha, on ju. Ja siis see bronn nagu justkui ei töödanud ka ja siis justkui saime tööle, ma ei tea. Ei, sa lõpuks ju panid ise. Ise panin selle kiibiga. Võib-olla reeglites võiks kirjas olla, et bronnide ette ei tohiks. See oleks nagu ägedam, et see, kes esimesena jõuab, see ikkagi laeb ja teine saab just siis oodata järjekorra. Järjekord tekitab. See bronn ajab nagu asjad segaduseks. Ehk me noored rohelised ei teadnud seda, eks vanad olijad ilmselt teadsid seda. Just. Nagu vaatame, lähme vaatame, mis süüa antakse ja ega väike tunnike jalasirutust ja viimane sprint Tartusse. Yes. Mis te kooserdate siin lambist? Kipume umbes kooserdama. Ainuke koht, kus Karel sööb tervislikult. Elektriauto võistlust. Roheline värk. Sul on suu nurgas juba mingi asi. Nimi? Ei ole. Aga miks sul on teistsugune, vaata? Ära nosi siin minu oma. Sul on parem, vahetame puvilju. Treidime. Vaata, olla mingi teistsugune. See on porgandid. Mul on maasik. Praegu ei tahagi mingit normaalset purakat sisse tõmmata, muidu on vaja välja ka lasta midagi. Ei tahagi puustu jurgerit või? Kriipsujukud udavad. Tanel on lastud Pemirooni. Sa oled nüüd, mis sa oled saanud? Sotti sõita ei ole või? Oled või? Umbes. Vähem veitsega. Käed higistavad peapesad või? Kuule ei higista, aga tegelikult on nagu siuke elevus on küll sees. Või noh, see ei ole nagu, et lihtsalt sõidad, kruiis on peal. Siin on ikka silmad ja käed on tööd täis kogu aeg. Kogu aeg peab jälgima kiirust ja särki, jah. Ilmus maantee on päris puhas ja me oleme nüüd ka kavalamad olnud, et me oleme ka võtnud siukse ruudi, kus retkad ei sõida, sellepärast retkad on saatanast. Ja ega tulebki skeemitada ja ühed mehed panid siin Porschega mööda kruusateed, nagu keersid täitsa ära, ma ütlesin. Titan oli ees, lihtsalt lambist keersid kruusatee peal ära. Mõtlesin, kuhu sa lähed. Aga me otsime talle silma pealt, oli ainuke vend, kes läks teistene punti tagasi. Ma isegi niimoodi ei saa vaata välja zoomida, kas ta võitis või kaotas. Aga niimoodi vaikselt laseme, ilm on ilus, vihma pole sadanud. Karl on seal Facebookis. Ei ole. Mapping käib. Telefonist jookseb, arvutist. Ja meil jookseb 3 erinevat seda, et üks päev Google Mapsist, siis ma vaatan Waze'i kiiruskaamerat ja vaatan, kus teised võistlejad asuvad. Ja siis Karl vaatab veel eraldi üle, kas kuskilgi tekib mingi väike aken lõigata. Nii et möll käib. Ja ma juba vist raadiot pole üldse kuulanud neid terve tee. Nüüd panid või? No panin, aga see praegu ei kuule ka tegelikult seda. See on energia raiskamine. Energia raiskamine, aga nüüd on meil laadida ei ole vaja, nii et... Nüüd energiat on, jah? Jah, ühe laadimisega näed Kaunasest põhimõtteliselt Tallinna saaks rahulikult. No eelmine tulime Tallinnast, näed Tartus. Ilus ilmaga saaks Tallinnasse. No viimaga ei teed okei. No oli küll. Sulle midagi? Jah, Pemi kohta ka mingi mõned head lõõsud ütleme, et ongi nagu päris autonu. Selles mõttes, et ei saa kurat praegu nagu midagi nuriseda. Päris äkiline pill on, isegi kruusa peal hoidis ennast päris hästi tee peal. Seda lõiku vist ei näinud. See kaamerasse ei jäänud. Aga jah, saab 4 rattaga ka driftida. Aga no see oli kerge siuke Ott Tänaku slaid oli see. Ei no tegelikult on see, et vedrustusasjad jumala normid vaata ja täitsa mugav on sõita, et ei ole ebamugav vaata. Yeah. 2,5 tonnine auto koos meiega põhimõtteliselt. Aga praegu on komfordi peal ka vaata. Spordi peale vahet, siis läheb kangemaks. Siis läheb tummisemaks, jah. Nii et kui enne ei raporteeri, siis tunni ja 25 pärast oleme meie viimasest checkpointist ja siis vaatame. Meile antakse ka midagi ja esikohta me vist oma klassis ei püüa teatud mähkimiste pärast, aga mine sa tea. Ei no kunagi ei või teada, jah. Ma räägin, et me jõudsime sinna, vaatasime, paljud on nagu kohal juba. Võib-olla osad pole laadinudki veel, sest me oleks saanud ka veel sõita, vaata. Et see nagu ei tea kunagi. Ei tea, vaata, jah, siin ei ole nagu referentsi üldse. Nii et põnevus on endiselt õhus. Kuhu me lõpuks tuleme? Viimased meetrid või? Siin 50 jooksul. Nonii. Ja seisma äkki ka. Ei, ma sõidan läbi ära. Nii. Teeb, me vist pea seisma jääma siia. Ei pea jääma. Teeme mingi klipi siin. Mul rollib juba. Muidugi.
Siuke skämm. Turvaeestlased ikka. Ta tuleb siia äkki, ütleb midagi veel. Go to a bad center now. Okay. We are first, yes, yeah. I don't know. Ai, lähme sinna. No nii, ametlik poodium läbi lipusaate. Huvitav, kas meilt tahetakse maailma intervjuud või mis? Lihtsalt filmib. Lihtsalt filmib ja tahate intervjuud võitjatelt ka. Siin on maailma suurim kiiruskaamera. Korralik. Parklasse kõrvale. Did we win? Mine rammi sisse. Ma arvan, et sõida sisse sinna, jah? Ma ei tea. Keegi midagi. Ju ütlevad siis. Ova. Hea sõit. Teeme ka pilte. Ikka teeme. Välja. Thanks, well done. Yes. Nii, lähme tagasi nüüd. Kuule, mul pill suli veel. Okei. Kus ma pargin? Paremale. Paremale. Sealt mineks, et kuradi sebra pealt alla vist. Ettevaatust, ehitussõidukid. Do you have a short comment on how was it? You have a lot of experience. How was the race? Because we had, let's say, very fair play. Mostly just a few, not incidents, few actions on the road. That's it. So I think this year's edition is perfect. Number 4, klass. Ehk siis viimane. Viimane klass, aga 4. 3. koht. Class 4, number 3 place. Me ise ütled, et me ei saagi midagi või? Ei, ma ütlen, Ei saagi et me ikkagi. läheme viimasena lavale. Sul on mingi siseinfo või? And the team is? And the team is? Yeah, let's double check. We don't want to make some mistakes. And the team is team number 28. Autogava Motors. They are the most responsible drivers, me olime, jagasime 2. ja 3. kohta, me saime 3 minutit karistust, esimene koht sai 1 minuti, ehk siis väga väike erinevus. Päris, sa ei vaadanud neid karistuse ja neid asju, sellel ei ole, sa pead vaatama, kuhu sa sõidad, siis sa ei saa karistada. Karel oli 17 ja Tanel kiutas. Tuli nii välja, et Karel sai 1 minuti ja ma sain 2. Hey, I drove past you. Kes kellest mööda sõit? Sa pead filmis lõpetama tänavalt. Vaadame, et ei oska midagi rääkida. Kuule, meie poolakad on seal. Only one place left here. And we're right here on stage. Help me, Jesus. Vampiroja. Oh! Yes! Team from Estonia. Estonia! Tule keskele. Ja nüüd number 1. Kuule, aga Tanel, saad mu kätte selle anda, sa ju ei olnud meiega koos. Ma olin kaasas. Pagasnikus? Ei, ma olin lihtsalt kaasas. Sa ei olnud sõita ju? Ei ole, ma ei olegi midagi. Ei, ma ei ole midagi teinud, ma olin kaasas. Tahad filme teeme karikat, ma näitan. Sind ei olnud üheski nimekirjas. Sinul on see ainult mälestusteks, memoriteks. Märgunistus. Te võite Karliga ära jagama, kes pooleks läheb. Ei, ta saab lihtsalt täna minu toas magada.